Kaunist keskhommikut, täna on stuudios Mihhail Kõlvart, Keskerakonna esimees, palju õnne sulle, Mihhail, äsja möödunud sünnipäeva puhul. Aitäh. Ja Lauri Laats, Keskerakonna fraktsiooni esimees Riigikogus. Mina olen saatejuht Janek Mägi ja alustame kohe suurte rahvusvaheliste kokkulepetega. Mehed, kuidas siis on, et kas järgmisel kuul on Ukrainas relvarahu saabunud? No, ma arvan, et järgmisel kuul kahjuks kindlasti mitte. Tõenäoliselt tuleb veel üks raske talv. Ma arvan, et ka Ukraina president andis vastava sõnumi. Ja tegelikult see jutt läbirääkimistest on järjekordne signaal. Ja see ei ole unikaalne, uus või esimene. See on signaal sellest, et mõlemad pooled on väsinud ja tegelikult rahu läbirääkimisteks on valmis. Loomulikult me saame aru, et Ameerikal on siin eriline roll ja ma arvan, et me peame ka lähtuma Ameerika presidendi isiku omadustest. Ja ma arvan, et isiku omadused on sisse kodeeritud ka selles protsessis. Ma meelega ütle, et selles rahuplaanis, sest ma arvan, et lõplikku rahuplaani ei ole, aga on olemas mingi meelsus. Ja see on paljuski ka Ameerika presidendi meelsus, et seal on tema isiklik ambitsioon ja tema klassikaline lähenemine, et iga asi on eelkõige äri. Ja kui see on äri, et keegi peab saama ka tulu. Ja kui Ameerika selles osaleb, siis vähemalt Ameerika peab saama tulu, aga võib olla ka mõned konkreetsed ärimehed. Ja sellest tuleb igal juhul lähtuda. Nüüd see, mis on asja võib-olla kõige traagilisem pool, et ükskõik, mis see hind on, see hind on eelkõige inimeste elude hind. Et nii kaua, kui see protsess käib, nii kaua inimesed surevad. Ja selle tragöödia teine pool on ka poliitika, sealhulgas ka sisepoliitika, et kuidas on inimesed valmis ühed või teised tingimused vastu võtta. Ja inimesed võtavad igasugused tingimused vastu kahel põhjusel. Esiteks, kui inimesed on väsinud ja igal juhul soovivad, et see õudus lõpeks. Ja teine, loomulikult alati sõltub sellest poliitilisest kommunikatsioonist. Lauri. Ootame mõned tähelepanekud, et kui ennem kui selle rahuprotsessiga alustati, siis tegelikult tuleb ära markeerida, kus see hetk nagu oli Ukraina ja kogu ka Euroopa selline seisukoht teatud küsimustes. Näiteks, mis puudutab Ukraina noori, kes ju tegelikult pidevalt sõidavad Ukrainast välja, hästi suur hulk nendest on Saksamaal, siis Saksamaa liidu kantsler ütles, et enough is enough. Oli ju sõnum tegelikult, et see peab lõppema. Tegelikult ka Saksamaa võttis ka otsused vastu, kus alandas sotsiaalset toetusi põgenike osas. Ja nad tegelikult selgelt markeerisid ära, et need noored mehed, kes sealt Ukrainast tulevad ära, ei olegi tegelikult ju põgenikud. See oli selge signaal. Täpselt samamoodi need noored ju satuvad ju ka teistesse riikidesse ja ma arvan kaasa arvatud ka Eestisse. Nüüd see teine pool, mis oli välja, mida me peaksime ära markeerima, on Ukraina sisene korruptsiooniskandaal, mis oli tegelikult väga laiahaardeline, puudutas otseselt Ukraina presidendi perekonda, kuna tegemist oli ikkagi inimesega, kes oli Zelenski
väga lähedane, kes ka põgenes jällegi Ukrainast. Ja selle taustalt hakkas nagu tulema see rahu, potentsiaalne rahu, siis selline leping, mis käidi ju päris robustselt välja, et kas seda tehti meelega või mitte, on omaette küsimus, aga need 28 punkti, mis toodi välja, kindlasti ei olnud nagu suunatud selleks, et Ukraina sealt tuleks võitjana välja, et me räägime ikkagi päris suurest kaotusest iseenesest, aga voolagi see oligi see lähtepunkt, millega tahetigi Ukrainat survestada ja kui palju ja mismoodi on praegu kokku lepitud, siis tegelikult suures plaanis ju me ei tea ja mis lepinguga nüüd selle viimase siis parandustega Putini juurde mindi, et eks me nagu saame varsti teada. Aga ma olen nagu Mihhailiga nagu selles osas päri, et ega tõenäoliselt see teine katse, mis praegu nagu käivitati, et see ka nagu positiivselt ei lõppe, aga ma arvan, et iga katse selles rahu suunas on nii-öelda vältimatu õige, ehk siis igale luhtunud katsele järgneb järgmine katse, mis viibki siis nii-öelda osapooled võib-olla nii kaugele, et see ükskord see sõda lõpeb. Ja loomulikult inimesed kannatavad selles juures. Aga miks ameeriklased ikkagi ei ole edu saavutanud, et praegusel hetkel, vähemalt mulle tundub, me ei lähe enam sinna tagasi, et Trump lubas 24 tunniga kõik ära lõpetada ja nii edasi, aga Trump on Putiniga kohtunud Ameerika Ühendriikide territooriumil, vestlused käivad, ma saan aru, et aparaadid töötavad mõlemalt poolt, et see ei ole niimoodi, et ainult 2 riigijuhti omavahel natukene midagi arutavad, vaid seal on 10, võib-olla 100, võib-olla isegi 1000 inimesed püüdnud seda lahendust saavutada, et tapmine lõpeks ja siiski see kestab edasi 4 aastat, et varsti see aeg on pikem kui teine maailmasõda, vähemalt ütleme Eesti jaoks on ta juba pikem, et mis toimub, mehed? Ja vaata, aga ma arvan, see ongi see, millest kogu aeg ju räägitakse, et see on see kurnamistaktika, et praegune Vene riigi režiim on võtnud selle suuna, see on kurnamistaktika, püütakse nagu nii-öelda mitte eskaleerida kogu seda protsessi ja teiselt poolt, kui me sa küsisid, et miks Ameerika seda nagu ära ei taha lõpetada, siis tegelikult ei suuda, ütleme ei suuda, miks ta ei suuda? Aga sa suudaks ainult selles viisi, kui sa näitaks rohkem jõudu, Kui sa näitad nagu rohkem jõudu, see tähendab loomulikult suurema ja see varustuse tagamist Ukrainale, aga mis tähendab teiselt poolt, seal on 2 võimalust. Et kas arvestatakse, kas Venemaa tõmbabki tagasi, väga väike tõenäosus, kas see asi võib eskaleeruda, pigem küll. Ja siin ongi see valikute küsimus, et ja mismoodi sa siis lõpetad, kui sa tead juba eoses, et kui sa annad rohkem relvi, siis see võib tegelikult eskaleeruda, aga sa pead kuidagi viisil, lähtudes nendest teadmistest, selle asja nagu ikkagi rahu maale tooma. Ma arvan, et me peame lähtuma ka sellest, mis oli Putini psühholoogia. Kui see sõda algas, siis plaan oli ju, nagu me teame, 2 nädalaga, ehk siis väikse hinna eest suure edu saavutada. See ei tulnud välja. Sellest tekkis nagu suur sõda, milleks mõlemad pooled ei olnud valmis. Aga praegu on makstud väga nagu suur hind ja nüüd ma arvan, Putin lähtub sellest, et kui see nii suur hind on nagu makstud, siis peab olema ka mingi väga konkreetne saavutus. Ja seda on vaja talle ka sisepoliitikas, et ta ju peab nagu näitama, et sõda on võidetud ja püstitud eesmärgid on ka saavutatud. Ja selleks, et see võimalus tal oleks, tegelikult hind tema jaoks ei oma tähtsust. Et inimelude hind, ressursi hind, ta peab saavutama. Ja ka sellepärast me praegu näeme, et tegelikult rindel see asi eskaleerub. Et kuna on nagu selline üldine tunne,
et see asi mingi hetk peab lõppema, aga selleks hetkeks tuleb saavutada nagu maksimumi. See on loomulikult nagu väga kurb, mis toimub, aga nagu see on reaalsus. Ja täna nagu me ju tegelikult räägime territooriumist. Ja see Ameerika poolt on antud väga selge signaal, et jah, territoorium on see hind. Aga samas on jällegi antud väga selge signaal, et Ameerikal on huvid. Et Ameerika niisama ei osale selles protsessis. Ja seda me näeme iga kord, kui Trump püüab midagi Ukrainaga kokku leppida või on juba kokku leppinud, siis on olemas väga konkreetne hind. Et ärihuvid Ukrainas. Nüüd, kui me räägime relvast, et ükskõik kui kaua seda kestab veel, siis jah, palun, Ameerika on valmis, aga ostke. Et me tahame sellest midagi saada. Ja nüüd see niinimetatud rahuleping samamoodi, et hind on olemas, et Ukraina soovib seda lõpetada loomulikult enda tingimustel, Venemaa tegelikult soovib lõpetada, aga loomulikult enda tingimustel. Ja siis Trump vaatab, et kust ta saab nagu rohkem, mis on tingimused, mis Ameerikale on kõige nagu soodsamad, Ameerikale kõige soodsamad antud juhul. Et sellest tuleb nagu lähtida. Ja see on väga küüniline praeguse olukorras, aga see ongi selline olukord. Jaa, aga ja me lihtsalt peame tunnistama, et see on see reaalsus, kus me oleme. Sellega võib 100% nõustuda, aga mulle tundub, et üks väga oluline osapool, keda te ei maininud, Eesti. On ei, mitte ainult Eesti, vaid Euroopa. Ja võib-olla ma nüüd olen küüniline ja irooniline, aga ütlen, et ma ei taju, et Euroopa ka sooviks sõda lõpetada. Et Euroopa Komisjonist me saame signaale, et kuidas öelda, et kui nüüd sõda lõpetatakse, tapmine lõpetatakse, et siis see peab tulema nendel tingimustel, mis Brüsselile meeldivad. Ja praegu tundub, et Brüsselit ei taheta isegi ameeriklaste uksest sisse lasta, või kuidas sulle tundub, Lauri? No sa mõtled seda infot, mis tuli välja, et Kaja Kallas, et Rubio ei soovi Kaja Kallasega kohtuda. Et see on kindlasti kas see on hea diplomaatia? Ei, vaata, ma arvan, et see on lihtsalt, et Kaja Kallas omal ajal ju lubas endale, ma arvan, seda, mida üks Euroopa välispoliitika kõige kõrgem ametnik ei tohiks endale lubada. Ja selles mõttes ta oli, ma arvan, et võõral maal võõra suhtumisega, et see suhtumine, mis tal oli Eestis, et sellega maailmas ja Euroopas kindlasti välja ei vea. Ja selle vea ta tegi sisse ja loomulikult seda, see on meeles ja väga kahju, et tegelikult selline olukord on, et kus ühte väga kõrget poliitikut Euroopas ei lasta nagu laua taha ja ma arvan, et sellest tuleb Euroopal ka järeldused teha ja tegelikult ka meil siinsamas Eestis, et kui ikkagi on olemas meil inimene, kes ei vea välja, siis teda tuleb tagasi kutsuda või vähemalt tal peaks olema endal tekkima arusaam, et ta peab tagasi astuma selleks, et nii-öelda Euroopas need suhted ikkagi paraneks Ameerikaga. Euroopal kindlasti peab olema enda roll ja nagu ideaalis paljuski Euroopast peaks ka sõltuma, kuidas see sõda lõpeb. See sõda lõpeb nii või naa kindlasti, aga oluline on just mis tingimustel. Täna me tegelikult tajume, meeldib see meile või mitte, et see roll ei ole väga suur. Ja see nagu tähendab, et Euroopa ei ole ka väga tugev. Nii majanduslikus plaanis kui ka ma arvan, ka seda tuleb täna tunnistada, et see kaitseressurss ei ole ka väga suur. Ja suures poliitikas nagu äris ja nagu tänaval loeb nagu jõud.
et kui sul ei ole kaalu, siis noh, see tähendab, et sul ei ole ka jõudu. Et ja noh, siin me kuuleme praegu, et kõlab nagu retoorika, mis on ka võib-olla ka õige, aga sellest nagu retoorikas täna nagu väga palju ei sõltu. Ja ma veel tuletan meelde, et mis oli see peamine signaal ja peamine seisukoht nii meie riigi puhul kui ka Euroopa puhul Ukraina nagu osas, et sõda saab lõppeda ainult nii, et Ukraina 100% võidab, kõik territooriumid tulevad tagasi ja veel Venemaa ka maksab. Kas see on õige lähenemine? 100% õige lähenemine. Kas see on nagu kooskõlas päris eluga? No ma arvan, et tegelikult algusest peale oli nagu arusaadav, et see ei ole reaalne. No, nii on. Ja täna me oleme selles reaalses olukorras. Ja nüüd noh, Euroopa peab ju sellest nagu retoorikast kuidagi taganema. Ja lõppkokkuvõttes peab otsustama ainult lõplikult Ukraina ja Ukraina rahvas, et kas sõdida nagu lõpuni või siis tegeleda rahuläbirääkimistega. See on Ukraina rahva otsus. Nemad võitlesid, nendel on õigus seda otsustada sõltumata sellest, mida nagu teised arvavad. Noh, muidugi olles oma õega rääkinud, kes on ikkagi ukrainlanna, siis Ukrainast on ükskõik mitu miljonit inimest ära läinud, aga neid on 5, 6, 7, võib-olla 10 meeletu kogus inimesi ja tegelikult sellest riigist on selle sõja tulemusena järgi jäänud ahervare mitte ainult füüsiliselt, katksid hooned, kõik muu, vaid tegelikult ka vaimselt, et nagu ei ole jõudu sellist hurraad, nagu Eestis vahest me kohtame 24. veebruaril, et seda nagu ei ole ja need samad korruptsiooniskandaalid ja kõik muud sellised asjad on seda kõike murendanud, et tegelikult mul on selline tunne, et kas ukrainlased üldse täna kas nad suudavad vaadata sellele olukorrale niimoodi peale, et mis on nagu mõistlik lahendus, see on, kui sa oled näiteks väga haige, et siis tegelikult sa ei mõtle, et läheks näiteks, tegeleks tai-boksiga või midagi sellist, eks ole. Et see olukord on tegelikult ikkagi, nad vajavad abi. Vaata, et ma siin hiljuti lugesin intervjuud, mida andis üks Ukraina siis parlamendis Raada nagu liige, et ühest küljest inimesed harjuvad kõigega, sealhulgas ka sõjaga. Et paralleelselt käib mingi normaalne elu. Et töötavad kohvikud, ööklubid, kauplused. See on üks elupool. Ja teine elupool on see, et väga paljud ukrainlased nagu küsivad, aga miks on nii? Et minu laps, väga noor inimene, peab nagu minema ja tõenäoliselt nagu ta sureb. See tõenäoliselt on kahjuks väga suur. Aga ühe ametniku, mitte kõige kõrgema ametniku nagu laps ei pea, sest on olemas väga konkreetne hind, et sa ostad ennast välja. Et minu nagu abikaasa on selles sõjas niimoodi järjest juba 4 aastat. Aga on võimalus kellegile saada vabaks. Põgeneda Ukrainast. Vaatamata sellele, et piirid on kinni. Ja me seda näeme nagu Euroopas, et sealhulgas nagu Lauri ütles nagu Eestis, et ehk siis see on võimalik. Et ka sellele on nagu väga konkreetne hind. Rääkimata sellest, et meie juhid ütlevad, et võitleme,
aga samas kõik näevad, et kui suur on korruptsioon ja kuidas varastatakse, sealhulgas kas seda, mis tuleb Euroopast, Ameerikast, kogu maailmast, kas seda nagu varastatakse. Ja siis nii nagu sa ütlesid, et loomulikult see ressurss ei ole lõputu, inimestel tekivad küsimused. No ja loomulikult, et see ongi sama kurnamistaktika, mille peale ma arvan Venemaa loodabki. Ühes poolt on ja teiselt poolt, tõesti, ega see korruptsioonijuhtumeid, nii nagu ma ütlesingi, selle viimane suurem korruptsioonijuhtum, tegelikult need korruptsioonijuhtumid on, ma arvan, saan aru, igapäevaselt. Eks üks pool on see, mida avastatakse, teine pool, mis käib. No ja loomulikult ta ju viib igati alla inimeste võitlus- ja kaitsetahte. Ja see on veel üks probleem, millega igapäevaselt Ukraina rahvas tegelikult silmitsi on. Lisaks sellele, et sul on välisagressor territooriumil, kes pidevalt tapab Ukraina inimesi ja teiselt poolt on seesama poliitiline juhtkond, kes ei suuda pidurdada lakkavat korruptsiooni. Ja selle nii-öelda olukorras siis on olemas veel välisjõud, kes püüavad lähtudes omadest huvidest sellele ka lõppu panna. Ma räägin praegu Ameerikas, kellel on loomulikult ärilised huvid. Ehk siis neid nii-öelda pingeid on ju päris palju ja ühed on siis, mis on tekitatud nii-öelda enda osaliselt rahva poolt ja teised on kõik, mis on veel välisjõud. No loodame, et ukrainlased tajuvad olukorda õigesti ja asi läheb vähemalt iga päevaga natukene paremuse poole, tahaks muidugi, et läheks palju, aga tuleme siit oluliselt lähemale, tuleme Tallinnasse, valimistulemused on välja kuulutatud. Nüüd me teame, kes kuhu volikogudesse siis ikkagi tegelikult kuuluvad, millal siis Mihhail esimene istung Tallinna volikogus on ja mis seal juhtuma hakkab? Ja ma arvan, et paljudele inimestele, et see sõnum, et valimistulemused on välja kuulutatud, tundub imelik, tundub nagu imelik, et kuu aega tagasi valik on tehtud, kõik jäävad isegi rohkem kui kuu aega tagasi. Ja tegelikult küll. Ja nüüd, tere hommikust, et valimistulemused, aga nii on, et ametlikult nüüd saab toimuda ka Tallinnas esimene linnavolikogu istung ja see tähendab ka uue perioodi algust, et tuleb uus koalitsioon, uus linnavõim. Ja tegelikult isegi mitte esimesele istungile valitakse uue kabineti, ehk siis selline linnavalitsus tuleb veel mingi pooleteise nädala pärast, et eksigi 2 nädala pärast. Nii on. Miks ma sellest nii pikalt räägin, et see uus koalitsioon, uus võim saab päriselt tegutseda umbes ainult 2 nädala pärast. Ja me näeme, et paljudes valdkonnades probleemid on täna juba kriitilised. Sellest võib veel eraldi pikalt rääkida. Aga ma arvan, et järgmine nädal on esimene istung tõenäoliselt nädala alguses ja juba esmaspäev, teisipäev toimub ka koalitsioonilepingu allkirjastamine, ehk siis tegelikult põhilised teemad on kokku lepitud. Täna on vaja kokku leppida veel, et kuidas peavad olema jagatud portfellid ja siis koalitsioonilepingu sõnastus. Kas see tähendab siis seda, et lõpuks me saame teada ka Tallinna linnapea nime? Kas sulle on see juba teada? Küsime Lauri või tema kassi käest. Mina küsiks Lauri kassi käest. Lauri, kas sa saad helistada talle? Ma peale saate lõppu helistan talle, küsin, ta teab kindlasti. Ta oli täna eriti kuidagi rahulolematu, et kui ma kodunt ära läksin, vaatasin, kus sa jälle lähed, miks sa kodus ei ole.
aga tõesti, et selles mõttes, et eks see protsess on veninud seekord, nii nagu Mihhail ütles, et valimistulemused on alles välja kuulutatud ja eks see kõik nagu nii-öelda on löönud kogu selle ajalise graafiku sassi ja mitte ainult Tallinnas, vaid kõikides teistes kohalikes omavalitsustes ka. Ja fakt on see, et tõenäoliselt kõik enne jõule ikkagi kõik kohalikud omavalitsused saavad endale uued juhid, kus vastavalt valimistulemustele. Ja ma arvan, et seekord väga paljudes kohalikes omavalitsustes jääb eelarve vastuvõtmine järgmise aasta peale. Ja see on täiesti seadusega lubatud, siin ei ole üldse mingisugust probleeme. Ehk siis ma juba kuulsin kuskil ajakirjandus, et mis siis saab, kui eelarve on vastu võtmata aasta lõpuga, tegelikult mitte midagi saab. Kõik elu läheb edasi ja küll see eelarvet siis võetakse vastu ka järgmine aasta kas jaanuaris või veebruaris, kuni tegelikult märtsina veel aega. Nüüd, mis puudutab siis üleüldiselt kabineti liikmed, jah, tõesti, nii nagu Mihhail ütles, et eks koalitsioon paneb kõik need positsioonid ja inimesed paika 2 nädala jooksul. Ja eks siin peab nii-öelda põnevuse momenti ka ikkagi jääma, et kui kohe öeldakse välja nimed, siis põnevus kaob ära. Ja mis on väga halb iseenesest, sellepärast, et need põhiteemad, mis me igapäevaselt ka koalitsiooni laua taga läbi räägime, ehk siis kuidas Tallinn peaks edasi minema, ükskõik mis valdkonnad, on see kommunal, transport, haridus, sotsiaal, need jäävad nagu tahaplaanile ja meie seda soovi ei ole. Me tahame, et ikkagi need teemad, mis peaksid inimestele korda igapäevaselt minema, siis et oleks laual ja see, mis kõik puudutab personaaliat, tuleks siis tunduvalt hiljem. Aga mis need kõige olulisemad teemad, mida te saate nüüd välja tuua enne koalitsioonilepingu ametlikku allkirjastamist üle korrata, mida juba avalikkus on, mis need kõige olulisemad asjad on, mis läheb Tallinnas paremaks võrreldes selle aastaga ja eelmisega? Me muidugi rääksime sellest, et esiteks tuleb kompetentne linnavalitsus. Et inimesed, kellel on nii kogemus kui ka teadmised, kuidas üldse linnasüsteem nagu töötab. Ma arvan, et arvestades nagu sellega, mis viimased 1,5 aastat nagu toimus, see on juba suur saavutus. Aga loomulikult, kus me näeme probleeme? Igas valdkonnas. Mis on peamised probleemid? Kommunaalvaldkond, see lihtsalt igapäevane elu korraldamine Tallinna linnas, kas on lumekoristus, pingid, prügikastid, linnaruum, loomulikult transpordivaldkond, esimesed uudised on juba kõlanud, et igasugused ideoloogilised ühistranspordiprojektid, mida tuleb peatada ja mida me peatame. Investeeringud loomulikult on alati teemakas, et ja vaatamata sellele, et see finantsseis võrreldes sellega, mis oli paar aastat tagasi, on keerulisem, loomulikult investeeringutega tuleb jätkata ja suuremad investeeringud tulevad ja oluline teema kriisi ajal on loomulikult inimeste toimetulek, et kui palju linn saab inimestele abiks olla ja see oli alati Tallinna omapära Keskerakonna ajal, et raskel ajal, et linn erinevate sotsiaalmeetmetega alati tuli appi ja seda me kavatseme teha ka edaspidi, ehk siis järgmisel perioodil. Lauri, tahad täiendada? Tead, vaata, kogu selle nii-öelda läbirääkimiste käigus, eks meie saime kinnitusele nendele arusaamadele, mis tegelikult valimiste ajal meil oli, et linnas valitseb ikkagi valdavalt suur korralagedus ja erinevates valdkondades. Ma toon sulle mõned näited, mis puudub kommunaali. Esiteks me nägime ära, et kommunaalis vähendati investeeringuid, vähendati raha hulka ja põhjus oli ju väga lihtne, sellepärast, et lihtsalt amet ei saanud hakkama. Ja see väljendub meie teede heakorras, ehk siis me näeme selgelt, et kuidas meil magistraaliteed on käest lastud, et suured rööpad on sees, kuidas kvartaliseste teedega on meil olukord halvenenud. Ja kui me vaatan ka selle aasta eelarve täitmist, seda väheski eelarvet, mis eraldati teede korrashoiuks, siis tegelikult 60% sellest suudeti ära kasutada. See on ju tegelikult näitabki seda, et see on valitsebki korralagedus.
Siis üks väga oluline minu arust valdkond on haridus. Me kogu aeg räägime sellest, et me peame seda väärtustama, me peame eesti keele õppele üle minema, on ju, ja me näeme selgelt, et need protsessid on seal peatunud, raha ei ole ja lisaks sellele praegune siis linnapea, kes veel viimased nädalad istub omal toolil, ütles selgelt, et me tõstame see aasta juba õpetajate palka linna poolt 100 euro võrra ja me kindlasti teeme seda ka järgmine aasta ja meil on olemas selleks ka raha, aga mis tegelikult tuli välja, et see palgatõus, mis nii-öelda kehtestati sellel aastal, see võeti puhtalt haridusvaldkonnast, see ei olnud lisaraha, mis tähendab seda, et tegelikult haridusvaldkond jäi veelgi vaesemaks ja ehk siis järgmise aasta nii-öelda eelarves ei olnud seda raha üldse ette nähtud. Ja see on loomulikult see üllatus, mis meil on praegu laual, mida me peame lahendama, aga sellest ma mäletan, Mihhail rääkis pidevalt valimiste ajal, et see, mis Ossinovski on välja öelnud, on selge tegelikult vale. Vaata, sellega on muidugi eriline olukord. Et esiteks info tuli finantsteenistuse poolt. Et see, mida me praegu räägime, ei ole mingi poliitiline sõnum. See on matemaatika. See on nagu tehniline sõnum. Finantsteenistuse poolt me saime teada, et tegelikult raha palgatõusuks ei ole ette nähtud ja finantsteenistus ei saanud ka linnavalitsuse poolt korralduse, et see raha peaks olema eelarveprojektis ette nähtud. Ja nüüd, kui praegune linnapea või abilinnapea räägivad, et tegelikult see on poliitiline otsus, mida peab uus linnavõim vastu võtma, aga teised sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajad ütlevad, et ei, tegelikult see raha on ette nähtud, et see kõik ei ole adekvaatne. Palk on püsikulu. Kui käesoleva aastal oli vastu võetud otsus, et tuleb palgatõus, siis järgmiseks aastaks püsikulu on automaatselt eelarve projektis sees. Et seda ei ole vaja arutada. Finantsteenistus automaatselt paneb raha projekti sisse. Kui on antud vastav signaal, et see palgatõus on püsikulu. Aga sellist signaali ei olnud. Vastupidi, see oli valimiskampaania projekt. 4 kuuks leiti raha haridusvaldkonnast ja järgmiseks aastaks raha ei olnud ette nähtud. Ja veel üks kord, see ei ole mingi nagu poliitiline arutelu. Siin ei ole midagi vaielda. See on matemaatika. Ja see info tuli finantsteenistuse poolt. Ja vaata, kui maksudega siin 2 aasta jooksul oli nii, et kõigepealt tulid uued maksud ja maksutõusud, siis nagu pärast anti väikse kopika tagasi, et rööviti rahakoti ja mõned kommid siis anti tagasi. Siis selle palgatõusega oli nii, et kõigepealt anti ja siis valimised on läbi ja siis nagu 100% võeti tagasi. Et see muidugi on nagu eriti küüniline. Aga mul on hea meel, et juba järgmisel nädalal on kõik need inimesed töötud, kes sellega hakkama said. Vaata, aga paralleelselt, mida me näeme siin viimased nädalad, mis toimub? Nagu talv on käes, käib teede remont väga aktiivselt, puude istutamine, et see oleks kõik nagu tegelikult väga, väga naljakas, kui oleks nii kurb, et seda inimesed näevad. Et talv on käes, mida te teete? Teede remont ja puude istutamine, nagu päriselt. Kohutav. Ma võin teile nüüd, kallid kuulajad ja vaatajad, lubada ühte asja, et järgmine nädal hommik keskendub ainult personaaliale, nagu Lauri ütles, võite Kassile muidugi helistada ja küsida ta käest, et kas ta on selle ennustusega nõus, aga mulle tundub, et me teame järgmine
nädal seda, kes on Tallinna linnapea, võib-olla teame ka, kes on volikogu esimees. Ma loodan väga, Mihhail, et sinu töötuperiood lõpeb lõpuks ära, et sa saad tööd, aga no eks me seda siis näeme. Mul oleks muidugi nagu teine unistus, et võib-olla seda tööd oleks natuke vähem. Seda me sulle ei kingi. Seda me sulle ei kingi. Aga igal juhul ma arvan, et me teame ka seda, kes kuulutab välja Tallinnas jõulurahu ja ma arvan, et see võib olla päris huvitav ja põnev, kaasa arvatud need kommentaarid. Suur tänu, eetris oli Keskhommik, nagu ikka, iga nädal, igal kolmapäeval. Täna oli stuudios Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, Keskerakonna Riigikogu fraktsiooni esimees Lauri Laats ja mina saatejuhina Janek Mägi. Kuulamiseni ja nägemiseni nädala pärast.